võime alustada. Tervitused teile minu poolt. Minu nimi on Elar Niglas, tänase sellise arutelu, vestluse moderaator ja olen erakonna juhatuse liige ja sellepärast täna ka siin. Meil on kaks väga olulist teemat täna, milleks me oleme aega võtnud ja varunud, millest teile rääkida. Kõigepealt me alustame siis täna e-valimiste teemaga, ausad e-valimised, suure küsimärgiga. Räägime lähemalt siis sellest, milline meie nägemus. Meil on külas ka valimisvaatleja, väga kogenud valimisvaatleja Märt Pader, kes räägib ka ise lähemalt sellest, mis e-valimistega toimumas on. Ja formaat on selline lihtne. Kõigepealt teen väikse sissejuhatuse, siis saab sõna meil Märt, spetsialist. Ja siis on küsimuste-vastuste võimalus, nii et saame kõik kenasti arutada, nii et kui teile vahepeal küsimusi tekib, seal on ka võimalik võtta paberlehe, pastaka, panna küsimused kenasti kirja, kui midagi tekkinud on. Aga minu pädevus siin rääkida on esmalt see, et ma olen hariduselt riigiteadlane, õppinud seda Tartu Ülikoolis ja teisalt ma olen ise pikka aega olnud ka tehnoloogia huviline, selle valdkonna huviline ja kolmas, mis on kõige olulisem, on see, et ma olen Eesti Vabariigi kodanik, kes väga hoolib sellest, et meie valimised oleksid põhiseaduspärased. Ja see on üks asi, mille pärast me kõik võiksime muret tunda ja hoolt kanda, et see ka nii oleks. Ja eks me jõuame siis selle arutelu lõpus ka sinna, et mis siis saab, mis siis teha selleks, et valimised oleksid põhiseaduspärased ja et valitsus ja riik selle nimel ka tegutseks. Aga kõigepealt ma alustaksin sellise kiire ajalootunniga, et mul on väikene klipp teile ette mängida, et sotsiaalmeedias on siin paari päeva jooksul hakanud levima üks uudiste klipp. Võib-olla mõned teist on juba seda näinud ka. Selline telekanal meil oli nagu TV1 kunagi, väga lühikest aega küll, ja sealsetest uudistest. Kõigepealt, mille peale ma tahan, et te siis mõtleksite, oleks see, et mis te arvate, millal see uudiste saade eetrisse läks? Ja võib-olla te tunnete ära ka, kes see uudiste ankur on. Ilmselt tunnete. Et vaatame, see on 1 minut, nii et ma loodan, et heli ka kenasti mängib. Järgmised valimised võivad toimuda juba interneti kaudu. Samas ei ole poliitikutel tänaseni ettekujutust, kuidas e-valimised võiksid välja näha. Valitsus tegi täna 2 seaduse muudatust, mis võimaldavad nii Riigikogu kui ka omavalitsuse valimistel kodanikel oma hääle anda interneti teel. Justiitsminister Märt Laski sõnul luuakse interneti valimiste süsteem igal juhul. Samas pole valitsusel aga vähimatki ettekujutust, kuidas tagatakse valimiste turvalisus ja välistatakse somi tegemine. IT-turvalisuse spetsialistit Tõnu Samueli sõnul on arvuti asjatundjal lihtne hääletada mitme inimese eest või võltsida tulemusi, sest isikut kaitseb hääletamisel kergelt lahti nummitav salakood. Samuti pole võimalik arvuti teel korraldada salajast hääletamist. Nii, küsimus number 1. Kes on see mees? Urmas Reitelmann, just tänane EKRE liige ka. Aga teine küsimus, veel olulisem, et mis te arvate, millal see uudiste saade võis eetrisse minna? Mis aastal see võis olla? Ei ole. 2000 on väga hea pakkumine. 2004. Ei. Siit noormehelt tulid väga head pakkumised. 2001 oli see. 2001 oli see aasta ja 2001 aasta aprillis oli siis võimul meil Mart Laari teine valitsus, kes andis sisse eelnõud selleks, et e-valimised saaksid tulevikus toimuma. Täna me teame, et esimest korda need leidsid aset 2005. aasta kohalikel valimistel. Nii et läks päris mõnda aega, kuigi nende soov oli seda teha juba varem. Ja otse loomulikult Laari valitsus lõpetas 2002. aastal ja siis tuli juba Siim Kallase valitsus, kes siis jõuliselt selle e-valimiste teemaga edasi läks. Nii et selline huvitav tagasivaade ajas, et
Ja keda veel huvitab, siis ERR-i arhiivis on väga toredaid ja põnevaid saateid veel sellest ajaperioodist, et mis olid need teemad, millest siis e-valimiste kohta siis räägiti ja mitte väga selles mõttes, mõnes mõttes ootuspäraselt, et teemad on täitsa samasugused. Täpselt samad mured, mis meil olid siis, on meil jätkuvalt, kuigi tehniliselt on seda süsteemi ringi tehtud, on muudetud ka õigusandlust, siis mured on jätkuvalt samad. Ja tundub ka nii, et Eesti riigi ja valitsuse hinnang asjale on samasugune. Võib-olla panite tähele, et e-valimised tulevad igal juhul, et käisid läbi, et on palju küsimusi, kuidas see võiks olla turvaline, kuidas seda teha, aga see ei olnud oluline. Need tulevad igal juhul. Ja täna me näeme ju tegelikult täpselt samasugust retoorikat. Aastate jooksul on mitmeid spetsialiste sellel teemal sõna võtnud, valimisvaatlejad on selle teemaga väga palju tööd teinud, väga palju avalikustanud materjali selle kohta, miks on e-valimiste tänane süsteem probleemne, miks ta ei ole põhiseaduspärane ja üheks kõige kesksemaks teemaks on ju just nimelt see, et ta ei ole vaadeldav. Ja sellepärast ka tänase arutelu selline pealkiri, et ausad valimised küsimärk, eks ole. Et kuidas me seda teame? Meil ei ole, kui ei ole võimalik valimisi vaadelda, ei ole võimalik ka seda kinnitada, kas valimised on olnud ausad. Ja tol ajal ja ka täna ütleme, peamised sellised argumendid selleks, miks meil e-valimisi vaja on, miks need on olnud ju 2 tükki peamiselt. Et üks on see, et selline põhimõte, et Eesti riik peab olema edumeelne ja see on selline edumeelsuse näide. Et meile tihtipeale täna ka räägitakse õigusriigist, eks ole, sellest, kui oluline õigusriik on ja kõik peab toimuma vastavalt seadusest kirja pandud kehtivale õigusele, kõik protsessid, siis mulle tundub, et vähemalt e-valimiste osas sellest see on muutunud ainult loosungiks, eks ole, et tegelikult seal põhiseaduspärasusest ei ole väga palju hoolitud ja isegi kui need teemad on jõudnud ka Eesti kohtusse, siis kohus on võrdlemisi loominguliselt erinevaid e-valimistega seotud aspekte tõlgendanud ja pigem selliselt, et e-valimised oleks võimalikud. Ja teisest küljest siis just nimelt lisaks sellele edumeelsusele siis see, et valimisaktiivsus oleks kõrgem. See on olnud alati üks asi, mida on esile toodud e-valimiste kaitsjate poolt. Siis me oleme näinud nende väga pikkade aastate jooksul, et tegelikult sellel ei ole olnud mõju valimisaktiivsusele. Ja see on ka näidanud ja tekitanud inimestes, valijates seda küsimust, et miks me selliseid valimisi sellisel kujul siis korraldame. Aga kuna meil on tänane aeg piiratud ja meil ei ole võimalik kogu seda e-valimiste lugu alates 2001. aastast või isegi varasemalt kokku võtta, siis räägiks sellest, mis viimasel ajal toimunud on läbi valimisvaatlejate pilgu. Nii et ma annaksin hea meelega sõna Märdile, kes saab siis meile natukene rääkida sellest e-valimiste loost. Tere! Et minu eesmärk siis, et on jõuda sellest ajaloolisest seisust, kus e-hääletus leiutati ja sisse viidi, et siis tänapäeva ja püüan siis tuua välja probleemid, mis minu meelest tuleks lahendada, et tagada üldse valimiste demokraatlikkus, mitte ainult e-hääletuse, vaid üldse valimiste demokraatlikkus. Ja see video, et see on tegelikult väga niisugune informatiivne ja täpne, et need probleemid, mis selles videos oli välja toodud, 2 põhilist probleemi, et selle vaadeldavuse või võltsimise välistatuse tagamine. Et kuidas tagada ikkagi, et arvutite sees need hääled kuskil ära ei kao või lisata. Et see on üks asi, mida on väga keeruline tagada. Selles videos oli öeldud, et valitsusel pole aimugi, kuidas seda kavatsetakse tagada. Et see olukord ei ole väga muutunud. Ja teine asi, mida siin toodi välja, on siis see, et ei ole võimalik korraldada salajast hääletamist. Ja see probleem on samamoodi õhus ja see on nüüd siis ka jätkuvalt õhus. Et ma selleni jõuan võib-olla ka, kuidas viimastel valimistel see siis aktualiseerus see salajase hääletuse tagamise siis nagu võimatus. Aga mida veel see video siin näitlikustab on see, et kuidas see asi üldse käis sel ajal, kuidas see asi käima lükati. Et siin oli näha, et siin oli ka kriitik sai sõna, eks ole. Et neid kriitikuid tol ajal väga palju ei olnud. See konkreetne Tõnu Saamuel, kes siin sõna võttis, et tema siis niimoodi kritiseeris seda, nagu õigesti kritiseeris, aga siis ta sai
pärast seda tõenäoliselt siis nahutada korralikult, et ma ise töötasin siis ühes Tartu IT-ettevõttes programmeerijana. Ma mäletan neid arutelusid, kuidas kuskil IT-inimeste foorumites siis arutati, et mida me selle Samueliga nüüd ette võtame. Teda hurjutati, teda siis kutsuti korrale, et miks ta nii ütles. Öeldi talle, et asjad on teistmoodi ja nüüd tänapäevani, kui nüüd vaadata, mida Tõnu Samuel siis sellel teemal on valmis ütlema, siis kui talle seda e-hääletust mainida, siis ta niimoodi võpatab ja röögatab põhimõtteliselt, et tal on siiani valus sellepärast, mis talle tehti. Aga iseenesest see toonane diagnoos, et ei ole võimalik tagada siis seda vaadeldavust või kontrollitavust ja ei ole võimalik tagada see salajasust, et see on jätkuvalt niimoodi. Ja kui siis see e-hääletus lõpus käima läks, eks ole, aastal 2005 esimest korda siis tehti niimoodi KOV valimistel see e-hääletus ja siis 2007 Riigikogu valimistel, siis oli rahvusvaheliste vaatlejate ehk siis selle Euroopa Nõukogu valimisvaatlejate organisatsiooni ODIHR-i raportis siis öeldi, et sisuliselt sedasama, mida seal 2001. aastal, et kui probleemidele ei ole võimalik leida tõhusat lahendust, tuleks võimudel tõsiselt kaaluda, kas internetihääletus peaks olema laialdaselt kättesaadav hääletusmeetod või alternatiivselt, kas peaks seda kasutatama piiratud alustel või üldse mitte kasutama. Et selles mõttes, kui kuulete vahepeal, et siin valimisteenistuse esindajad või ka valitsuse esindajad ütlevad, et kunagi pole keegi öelnud, et midagi on ebaturvaline või et peaks midagi lõpetama, siis see on vale väide. Et see väide esitati 2007 väga tugevalt ja pärast seda siis seda nii tugevalt esitatud pole, aga need probleemid, mis toona siis välja toodi, ei ole siiani lahendust leidnud. Ja seda siis on ka siis need rahvusvahelised vaatlejad, ehk see ODIHR siis ka välja toonud ja tõi selle välja ka siis 2025. aasta suvel siis tehtud selles õigusraportis, e-hääletus õigusraportis, mida siis käidi siin niisuguse spetsiaalse ekspertide tiimiga tegemas ja mis siis tõi uuesti neid samu probleeme välja. Ja me ka kohtusime nendega, eks ole, valimisvaatlejad, et meie MTÜ Ausad valimised siis andis neile sisendid selle raporti jaoks ja selle tõttu siis seal raportis on need vaatlejate ja vaadeldavuse ja kontrollitavuse probleemid tugevalt esitatud ja võib-olla need ei ole saanud piisavalt tähelepanu, et sellele ma kavatsen ka jõuda. Aga et ma siis enne veel selgitan, et miks see asi on praegu aktuaalne, kuidas see aktuaalseks sai, et ta, nagu vahepeal ta ei olnud nii aktuaalne, et siin käisid küll vaidlused Riigikogus ja ka kohtuvaidlused, aga kuidagi need vajusid vahepeal ära. Ja siis ütleme aastast 2023 on uuesti aktuaalsed, siis eelmistest Riigikogu valimistest sisuliselt. Et see on natuke juhuslik, aga et mis juhtus faktiliselt on see, et tol hetkel aktiveerusid mõned vaatlejad, keda siis nagu vahel ei olnud nii, ütleme, mitu aastat neid ei olnud niimoodi massiliselt ei käinud seda e-hääletust vaatlemas. Ja mida need vaatlejad siis tegid, et nad siis registreerisid seal puudusi ja tegid pöördumise, et tuleb ikkagi see vaadeldavus tagada, mis ei ole tagatud. Ja see läks Riigikogus ka, Riigikogu põhiseaduskomisjoni arutelule, muidugi see lükati tagasi, aga need asjad, mis seal välja tulid selle käigus, et need olid sellised, ütleme, tegelikult markantsed. Et ma ratsutan sellest läbi kiiresti, et ma nagu tehnilist külge nagu kuidagi põhjalikult ei ava, aga lihtsalt, et mul on siin 8 punkti välja toodud, eks ole, et mis siis on alates aastast 2023 nagu uuesti välja tulnud. 2023 loeti siis hääled kokku kehtetud sedelite põhjal, kehtetud e-sedelite põhjal. Et seal oli 2 puudust nende sedelitel, üks oli see, et digiallkirjad ei vastanud seal digiallkirja vormingule, et nad olid kehtetud ametliku selle allkirja kontrollimise rakendusega kontrollides, aga siis selle ees siis pigistati silm kinni, kuulutati valimistulemus ikkagi välja ja teiseks oli puudu siis hääletussedelil üks ringkonda määratlev väli ja selle eest siis pigistati ka silm kinni, kuigi varasemalt siis Riigikohus on selgelt öelnud, et kui on mõni hääletussedeli nõutud nendest tunnustest puudu või nendest turvaomadustest puudu, siis tuleb tühistada. Seda ei tehtud. Et siis nagu niimoodi jõuga kuulutati see valimistulemus 2023 välja. Et formaalselt, õiguslikus mõttes seda ei oleks saanud teha. Samal ajal siis ma tegin ka siis selle valimiste käigus niisuguse eksperimendi, kus ma siis enda hääle laadisin alla ja siis on võimalik elektroonilise hääle siis tehniliste niisuguste asjade omaduste abil tõendada, et kelle poolt ma hääle andsin. Et kuna ma seal digiallkiri on all, ma seda häält saan siis säilitada oma arvutis lõputult ja siis seda ka dekrüpteerides ma saan kõigile näidata, kelle poolt ma hääletasin niimoodi, et see on digiallkiri all. Ja see on siis salajasuse riive, mis ühes tehnilises niisuguses
lõigus väljendub, aga see on tegelikult kogu selle süsteemi niisugune põhimõtteline puudus, sest hääli hoitakse isikustatult. Et häältel on digiallkiri küljes ja see tähendab seda, et siis saab seda digiallkirjaga seotud andmekogumit analüüsida ja vaadata, et siis kes kelle poolt hääletas, sellel on oma tingimused, mida tuleb selleks tagada, aga see on võimalik. Ja see on nüüd midagi sellist, mis on põhimõtteliselt erinev siis pabersedeliga hääletusest, kus eks ole, sedeli peal ei ole kirjas, kes selle kandidaadi valis. Sedel on täiesti anonüümne. Et elektroonilise hääletuse puhul ta põhimõtteliselt ei ole see anonüümsus samasugune, sest et see sedel seisab pikka aega koos selle digiallkirjaga, mis siis määratleb, et kes hääletas, eks ole, isiku. See on just isegi, kui mitte nii tehniliseks minna omast, et siis tuleks vähemalt siis valimine, kui seda isegi e-valimist nagu ei suudeta ära kaotada, võrdsustada siis vähemalt samade nõuetega, nagu on pabersedelis, sest kui sa lähed jaoskonda valima, siis küsitakse su ID-kaarti ja siis see antud proua seal, kes istub, vaatab, et see pilt on sama inimese oma, kes tema ees seisab ja alles seejärel annab sedeli. Aga e-valimiste teel isegi mitte selle veebikaamera kaudu kontrollite, kes selle taga istub. Ja see on nagu üldlevinud Eestis see, et lapsed valivad oma eakate vanemate eest, kelle lauasahtlis seisab ID-kaart koos nende koodidega. Aga see ei ole nagu demokraatia mõte, et keegi salaja sinu eest valib. Ja teine asi, et kas me saan aru, et valimised on hästi selles suhtes anonüümsed, aga kas sellist kontrolli oleks võimalik läbi viia, kus näiteks võetaks pisteliselt väga eakad inimesed, kuna Eestis on eakad inimesed, selles e-valimised aktiivsus väga kõrge, näiteks 90-aastased inimesed, enamus ei oska selles vanuses on reeglina arvutit kasutada, lihtsalt küsida nende käest, et ära mitte mingil juhul ütle, et keda sa valib oled üldse kunagi, keda sa valib oled, aga ütle lihtsalt, mis aastal sa viimati valisid. Ja kui nüüd inimene ütleb, et ta võib-olla valis viimati 20 aastat tagasi, siis on selge, et tema hääl ei ole tegelikult tema enda antud. Ja see näitabki seda, et valimised on läbi kukkunud, sellepärast, et sealt järgmine moment on juba lihtne öelda, et demokraatia esimene alus on ausad ja läbipaistvad valimised. Kui nad ei ole läbipaistvad, siis nad ei ole järelikult ausad ja järelikult ei ole ka tegelikult demokraatiat. Et meil on tegelikult kuni selleni välja, et me valime niimoodi Riigikogusse sattunud inimesed, kes on vastu võtnud Eesti seadusandluse ja siis seadused on tegelikult de facto seadusetud. Selles mõttes, et konkreetse ettepanekuga seoses ma saan öelda, et seda ettepanekut on tehtud valimiste korraldajatele, et Kalle Kulbok on sellega mitu aastat, isegi üle 5 aasta vaeva näinud, et seda välja nõuda, aga sellest on keeldutud. Ühtlasi soovitas seda sama asja teha siis sama Odihir oma selles 2025. aasta juuni raportis. Et see on kõik, need ettepanekud on tehtud, aga seda ei ole siis soovitud teha, eks ole, et teha niisugust pistelist kontrolli siis vanurite seas ja hooldekodudes eelkõige siis. Ja sellele kommentaarile võib-olla ma lisaks ütleksin ka siia vahele, et üks fakt, mis on ka kinnitust leidnud, on see, et tehakse statistikat selle kohta, kui kiiresti interneti teel siis inimene valib, kui kaua ta seda rakendust kasutab. Ja seal on tulnud siis välja, et mida vanem inimene on, seda kiiremini ta teeb. Kuigi ütleme, et digipädevuste peale mõelda, siis me võiksime ju mõelda, et nooremad inimesed võiksid seda siiski teha kiiremini. Tõenäosus, mis see tõenäosus seal taga võib olla, on näiteks see, et kõigepealt noor inimene avab selle rakenduse, valib enda eest ja siis ta valib juba näiteks vanavanema eest, eks ole. Et sellised stsenaariumid on täitsa tõenäolised ja selgelt ei ole see ka, ütleme, põhiseaduspärane praktika. Väga hea tähelepanek, sest ma mäletan aastaid tagasi kuulasin Vikerraadiost ühte saadet, siis praeguseks juba endise haigekassa, nüüdseks juba tervisekassa siis juhatajaga. Ja siis saatejuht tema käest küsis, et mis on siis tervisekassa tulevikuplaanid. Ja selle peale siis tervisekassa juhataja vastas, et digitaliseerimine. Selle peale siis küsis ehmult, et aga teie kliendid on ju enamus eakad inimesed, et kas te olete kindlad, et nad suudavad selle e-teenusena vastu võtta. Ja siis ütles, et mul ei ole mitte midagi selles osas kahtlust, sellest vaadata, kui aktiivselt Eesti eakad inimesed osalevad e-valimistel ja olema mingitki kõhklust, et nad võtavad väga hästi omaks ka selle e-tervisekassa süsteemi. Ehk siis see on nii absurdseks läinud, et esiteks üks asi, mis põhineb valedel, et nagu reaalselt eakad inimesed palju kasutaks e-teenust, siis järgmiste teenuste väljatöötamisel tuuakse seda juba ka näitena.
kui aktiivsed e-valimiste kasutajad on siis nagu Eesti eakad inimesed. Fakt on see, et 75 pluss inimesed, paljud ei taha nutitelefoni, ei taha tutvuda telefoni, sellepärast nad ei kasuta seda nutiteenusega, sest neil on see IT on ju võõras. Aga nüüd see sama inimene läheb siis nagu e-keel valima, et see ei ole tegelikult, see ei vasta tegelikkusele. Ja praegu on siis tegu lihtsalt ju sellise võimul oleva kliki teadliku tegevusega, et nad saaksid nii-öelda võimul püsida, ongi neil vaja selliseid valimisi, mis tagavad neile juba nii-öelda ette teada tulemusi. Ja no siia ma kiiresti ütlen veel lisaks selle ka, et tegelikult see isikusamasuse tuvastamine, millest siin ka juttu oli, et Eestis on ka, meil on enda liiduettevõtted, kes sellega tegelevad, võib-olla kes on kasutanud näiteks Eestis notariteenust, eks ole, teavad, et seal on võimalik, ütleme, enne nii-öelda tehingu tegemist toimub isikusamasuse tõestamine, kus sa pead näitama oma nägu, oma dokumenti, et tegelikult see inimene, kes asub nii-öelda tehingut tegema, on seal arvuti taga, eks ole, et see ei ole keegi teine tema PIN-koodidega. Ja seda on ka Eesti riigile pakutud, aga seda ei ole soovitud sisse viia muudatust. Aga kindlasti küsimusi arutelu veel, aga Märdile võib-olla, et saab ka oma järgmised punktid. Jah, ma jäin pooleli sinna, et see, mida praegu arutasime, mingis mõttes on nagu niisugune poliitika muudatuse ettepanek juba, eks ole. Et mina kirjeldasin siis probleeme olemasoleva selle tehnilise süsteemi juures, kuidas see on, isegi mitte tehnilise, vaid kuidas see on üles ehitatud. Et kui see on üles ehitatud nii, et sinna ei ole salajasus, hääle salajasus sisse ehitatud, siis see on probleem, eks ole. Tegelikult selliselt üles ehitatud süsteem ei vasta siis põhiseaduses nõutud sellele hääle salajasuse põhimõttele. Ja sellest hoolimata on ta nii tehtud. Ja tegelikult et see nii tehti, see juba ju kinnitati siis selle 2005. aastal Rüütli kaasuse siis otsusega, kus siis Arnold Rüütel vaidlustas selle, et e-hääletust niimoodi läbi viia, siis seal öeldi, et kui me mõtestame selle salajasuse ümber, siis ikkagi võib, et leevendati selle salajasuse nõuet, kuigi põhiseaduses seda ei ole. Ja siis, mis on siis rahvusvaheliste ekspertide hinnang sellele on see, et Eesti siis innoveeris seda salajasuse põhimõtet viisil, mida siis mujal Euroopas ei tunta ja see ei ole siiani ka lahendust leidnud, et kas see tegelikult siis nagu vastab ka Eesti põhiseadusele, et seda ei ole siis tervikuna hinnatud. Selles suhtes, et ma olen täiesti... Kas ma tegelikult tahtsin selle tehnilise asjaga vähemalt need punktid ära käia, siis võib-olla teeme vastuste küsimuste vooru. Väikse vooru ka. Aga ühesõnaga see, et jah, need tehnilised küsimused, et on vigased need e-hääled, mida oli võimalik siis tuvastada tehniliste niisugust trikkide abil või siis see, et salajasus pole tagatud, mida oli ka võimalik siis nagu tehniliselt seal niimoodi välja peilida, et näidata, kuidas see ei ole tagatud. Et see siis põhjustas ka Riigikogus arutelu, oli siin olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, kus ma siis ka tutvustasin seda asjade seisu ja raportit. Seejärel arutati seda korruptsioonikomisjonis, kus siis selgus, et valimisteenistus sai siis vahetada välja hääli valimiskastis piiramatus ulatuses, mida siis näitasid Kristjan Tüüna ja Tarvo Treier, Kristjan Tüüna siis magistritöö põhjal. Et see siis, seda arutati seal Riigikogu siis korruptsioonikomisjonis, kus siis valimisteenistus väitis, et on mingid videod, kust võiks olla näha, et seda kuidagi neid kontrolle, mis välistaksid selle, neid ikkagi tehti, ja siis selgus, et videod on kustutatud, et väga segane olukord toimus ja seda siis, see tuli välja siis nendest OSCE vaatlejate 2023. aasta siis raportist, mida siis Kristjan Tüüna oma magistritöös siis tehniliselt nagu näitas. Ja see oli siis 2024 siis suvel juba ja selle siis uuendati valimisseadusi niimoodi hästi kiiruga, et poole valimise pealt hakkas kehtima uus seadustik, mis nagu siis tegi niimoodi, et esimesed protseduurid olid ühtede seadustega, teine pool teiste seadustega, mis on täiesti siis niimoodi hea õiguspraktika vastane. Ja siis 2024 veel siis selle salajasuse teemal vähemalt üks oluline arutelu oli Riigikohtus ka, mis ei jõudnud küll kuskile välja, aga kus siis nenditi seda, et see salajasus päriselt tagatud ei ole, et seal peaks tegema muudatusi, et see salajasus ikkagi oleks tagatud. Isegi see e-hääletuse tarkvara firma Kybernetica siis nende siis hinnangus öeldi, et jah, et tegelikult peaks siin selle tarkvara kokku panema ikkagi valimisteenistus ise, mitte meie, et siis oleks mingisugused huvide konfliktid seal leevendatud. Ja siis nüüd aastasse 2025 juba
et 2025 valimiste käigus siis me vaatlejatega olime endiselt aktiivsed ja siis meediasse jõudsid 2 niisugust suurt, nagu ütleme, küsimust selle tõttu, et me siis tegime kohapeal viibides siis video nendest, et üks oli see, kuidas siis valimisteenistuse ja valimiskomisjoni siis need kiipkaardid, mis pidid hääle salajasust tagama, et neil on 9 kiipkaarti, millega seal midagi krüptitakse, hääli lahti krüptitakse ja tegelikult enne on nad kinni krüptitud seal samade võtmetega. Aga selleks, et siis neid hääli ei saaks lahti krüptida, on siis see võti jagatud siis 9 kaardi peale, 9 kiipkaardi peale, mis on samasugused kiipkaardid, nagu meie, ei ole siin käepärast, aga need ID-kaardid. See on see kiip peal ja tuleb arvutisse sisse panna ja kui siis 5 tükki neid sisestada, siis saab need hääled lahti krüptida. Aga siis selgus, et need kiipkaardid, need ei hoitud õigesti, need läksid siis rändama niimoodi, et seal ei olnud turvakleebised peal sinna saali ja see siis on selline nagu turvareeglite rikkumine, et sellised asju ei tohi niisuguste oluliste protseduuride puhul teha, et need kaardid lähevad rändama, sest siis võib olla, et nende kaardide pealt kopeeritakse need võtmed ja neid e-hääli siis nende salajasus murtakse väljaspool seda ametlikku protseduuri. Ja see risk tekkis. Ja alguses valimisteenistus ja valimiskomisjon ja ka audiitor eitlesid, et seda probleemi üldse ei ole. Ja siis Riigikohus nendel valimistel siis ütleme harukordselt ütles, et jah, et tegelikult et vaatlejatel oli kaebeõigus, nad võisid selle üle kaevata, et kui kõigi valijate hääle salajasus saab riivatud. Ja teiseks siis nad ütlesid, et jah, et turvareeglite rikkumine ka oli, aga siis lõpuks silusid selle asja ära öeldes, et polnud realistlik, et antud juhul siis valimiskomisjon ja valimisteenistus oleks siis nagu omavahel konspireerinud selleks, et siis meie hääli illegaalselt vaadata. Et nad lihtsalt ei pidanud seda realistlikuks. Aga jah, et see on niisugune hinnang. Aga miks on siis huvitav, miks see äramärkimist väärib, on just see, et tunnistati probleemi olemasolu lihtsalt, et ei öeldud, et see tuleks kuidagi lahendada. Aga jah, et probleemi siis eitati valimiskomisjonist, valimisteenistusest ja audiitori poolt ja Riigikohus siis möönis seda. Ja see leidis ka meedias arutelu Anto Veldre, kes on siis üks e-hääletuse niisuguseid töörühmas olnud, kes seda on korraldanud seal alguses, et tema võttis selle vastu sõna, et niimoodi on need asjad korraldatud niimoodi lohakalt, et tegelikult lohakalt ei korraldata ainult seda kiipkaartide haldamist, vaid ka kogu selle ülejäänud riistvara haldamist, mis tähendab seda, et see hääle salajasus põhineb niisugustel, soovmõtlemisel. Et sellel, et neid kiipkaarte ausõna peale kuskile ei rändama ei lähe ja siis need arvutid, need reaalse füüsilised seadmed, mida kasutati, et need kuskile rändama ei lähe. Ja need protseduurid, kuidas nende asjade turvalisust tagati, et need olid siis ebapiisavad. Ja kui mõelda, et hääle salajasuseks meie kui valijate jaoks on siis valimistel üks oluline asi, et kui kõik teavad, kelle poolt ma hääletan, siis ma võib-olla tunnen mingit survet, eks ole, ma ei tunne ennast nii vabalt, et ei tee valikut päris vabalt, et mõned teevad, aga kõik ei tee. Ja kui see ei ole tagatud, siis see moonutab valimistulemust, et kui ma kardan, et äkki keegi nendest pärast valimisi vaatab, kelle poolt ma hääletasin või minu ülemus või pereliige või kes iganes, eks ole, või lihtsalt lekivad. Et siis ma hakkan kartma, kelle poolt ma ei julge teha oma päris valikut. Ja see ei olegi tagatud, et kui see barjäär hääle salajasusele on nii väike, et nende seadmetega, mis siis seal mitte kuigi rangete protseduuridega, et nendega ümber käiakse või siis nende kiipkaartidega, mitte kuigi range ümberkäimise tulemusel võib lekkida, et siis see õõnestab demokraatiat tugevalt. Ja siis, mis siis veel 2025 valimistel juhtus, oli see, et audiitor sattus hätta. Et võib-olla mõned teist on ka seda videot näinud, kuidas audiitor siis tuleb veateade, öeldakse, et valimiskasti tervikluse kontroll ebaõnnestus, et logide terviklikkust ei olnud võimalik tõendada ja siis murtakse seal umbes pool tundi pead, et mis nüüd teha. Ja see siis leidis ka niimoodi meedias arutelu ja ütleme niimoodi, et audiitori raport seal, audiitor ei saanud aru, mis toimus tegelikult. Et ta seal arutas ja mõtles ja lõpuks oli segaduses ja siis valimisteenistuse esindaja luges audiitorile ette, et mis tema meelest toimus. Et niimoodi nagu lasteaia kasvataja moel, et ütles, et mis programm tuleb käima panna, kuidas, seal tuli mingi tulemuses oli mingi muutus
ja siis audiitor isegi ei saanud aru, mida ta sellest peaks arvama ja siis see valimisteenistuse esindaja, siis Indrek Leesi on ta nimi, siis luges niimoodi ette, et võt, et see nüüd tähendab seda, audiitor noogutas ja mindi edasi protseduuriga. Et audiitor tegelikult ei suutnud seda teha, mida ta pidi tegema. Ja audiitori raportis on siis sama puudulik, et selles mõttes jälle siuke tehniline asi, mis ei ole selles mõttes, et see ei ole poliitika ettepanek, et ma ütlen, et tuleks midagi muuta, vaid et see tehniline korraldus, kuidas praegu on, et see ei taga, et kontrollitakse nende toimingute nagu korralikku läbiviimist, et audiitor ei suuda seda kontrollida. Ja selle audiitori raporti kohta, et mul on ka niisugune andmelugu, mis kannab pealkirja korduva krüptogrammi juhtum, kus ma siis olen näidanud, et see audiitori raport ei vasta tegelikkusele nende ka allalaaditud krüptogrammide põhjal, mida siis vaatlejad siis omavahel koordineeritud jagasid lõpuks, et tuvastada, mis tegelikult juhtus. Et need olid need tehnilised asjad, kuhu me oleme jõudnud ja siis, mis siis veel juhtus, eks ole, et kui ma mainisin enne Kristjan Tüünat ja Tarvo Treierit, Tehnikaülikooli siis niisugused teadlased, et Tarvo Treier siis avaldas veel ühe artikli, kus siis ta näitas, et kuidas sai nendel valimistel siis valimiskastis hääli vahetada. Ja selle artikli siis niisuguse andmete kogumi edastas ta juba 2025 veebruaris siis valimisteenistusele. Et kus olid siis juhised, et kuidas saab siis valimiskastis hääli eemaldada ja lisada ja siis nende tulemust muuta. Ja seda infot siis valimisteenistus hoidis salajas, et neil see info on. Audiitor oma raportis ei käsitle seda kuidagi, et neil oleks see info antud, mis tähendab seda, et jääb mulje, nagu valimisteenistusel oleks olnud võltsimisjuhised, aga ta oleks need maha salanud. Kui audiitorile oleks info edastanud, et valimisteenistusel on seal teatud võltsimise võimalused ja audiitor oleks siis saanud kontrollida, et selle jumala hästi tehtud, siis oleks pidanud see leidma kajastust audiitori raportis, aga see seal kajastust ei leia. Et selles mõttes see asi, mis nüüd 2023 algas nende tehniliste vigade väljatulemusega, et see siis on nüüd 2025 veel eskaleerunud. Et ütleme, et see võib-olla ei ole veel lõpuni jõudnud see arutelu, et mis siis nüüd saab, et kui siis ikkagi valimisteenistusel olid need võltsimisjuhised ja ei ole võimalik tõendada, et oleks kontrollitud, et nad neid ei kasutanud, et mida see siis tegelikult nende valimiste kohta ütleb, mida me järeldada saame, kas nad siis olid demokraatlikud või mitte ja kas niimoodi üldse saab valimisi korraldada. Ja selle kõige taustal siis, eks ole, valimisvaatajana, meie siis see töö on olnud see, et me käime kohal, meid küll ei lasta neid asju vaadelda, aga me siis ikkagi püüame seal niimoodi järeldada midagi või siis mingisugustest vastuoludest tuvastada, et mis juhtus. Ja ütleme niimoodi, et meie ei saa võib-olla hästi tõestada, mis juhtus. Me saame üksikuid fakte, üksikute nurkade alt tõendada, aga me ei saa nüüd teha niisugust läbivalt kontrolli, et mis seal siis nüüd päriselt juhtus niisugust nagu oleks vaja teha. Ja seda siis võimalust ei ole siis meile tagatud ja siin tuleb siis mängu nüüd siis valimisseadused ja ka Riigikohus, kes ei ole siis olnud valmis arutama seda, mida tähendab valimiste vaatlemine e-hääletuse puhul üldse. Et Riigikohtule me oleme teinud korduvalt ettepaneku, et otsustada või Riigikohus ei saa selle otsustada, mis täpselt on, aga anda põhiseadusest lähtuvalt tõlgendus, et mida peab vaatleja valimiste raames saama teha. Ja nüüd siin on Riigikohus siis, ta on lihtsalt, ütleme, keeldunud seda arutamast ühelt poolt, aga teistpidi on ka sellega ka pikem niisugune lugu, mida ma siin põhjalikult avama ei hakka. Aga ma toon välja siis selle, et kuidas seesama ODIHR, nende raport juunist 2025, et nemad siis rõhutavad seda, et see vaatlemise kontseptsioon, mis Eestis üldse on, et see ei vasta demokraatlikele valimistele. Ja see on veidike tähelepanuta jäänud, et see on natuke selline asi, mis on nagu vaatleja niisugune nagu vaatlejate siseasi justkui. Aga kuna vaatlemine on see, mis peaks tagama siis valimiste demokraatlikkust ja seda, et ei võltsita sellest algsest videost, et kuidas siin öelda, et kuidas tagatakse valimiste turvalisus ja välistatakse sohi tegemine, eks ole. Et vaatlemine peaks olema see, mis seda tagab ja siis ODIHR-i siis raporti punktis 67 ma loen ette selle, et samuti on Riigikohus otsustanud, et vaatlemisõigus on passiivne. Et see tähendab, et vaatlejatel ei ole antud õigust viia läbi interneti hääletussüsteemi kontrollitoiminguid. Et sisuliselt nenditakse siis, et vaatlejad ei saa tegelikult kontrollida, mis toimub. Ja siis sealsamas eelnevas punktis, et praegu on vaatlejatel Eestis lubatud viia läbi ainult visuaalset vaatlust, mis pole piisav selleks, et anda vaatlejana hinnanguid interneti hääletuse korrektse läbiviimise kohta.
Ja siis veel Riigikohtu otsuste kohta ütleb Odihr, et isegi kui need kohtuotsused põhinevad kohaldatava õiguse mõistlikul tõlgendamisel, välistavad need sisuliselt vaatlejatele e-hääletuse protsessi eesmärgipärase vaatlemise ja jätavad nad ilma tõhusast õiguskaitsest eeskirjade rikkumisele osutamisel ning kohaldatava regulatsiooni põhiseaduspärasuse vaidlustamisel. Et ma ei tea, kui palju te niisugust õigusžargooni valdate, aga mina saan aru ja vaatlejatega ühistest aruteludest olen järeldanud, et siin öeldakse sisuliselt, et Eestis puudub sisuliselt võimalus seda e-hääletust vaadelda. Seda ütleb see Odihri raport, ütleb seda täiesti selgelt ja ütleb seda hävitava kriitikana Riigikohtu aadressil. Ja selles mõttes on see asi, mis vajaks käsitelu, ütleme, põhjalikumalt või Riigikohtu poole peaks nüüd avalikkuse pilgud pöörduma, et kuidas te sellele vastate, kuidas te selle asja lahendate. Ja Riigikohus on seda lahendanud nüüd niimoodi, et ta on siis oma otsustes pigem siis keeldunud selle lahendamast või siis asunud seadusandja eest siis ütlema, et ega vaatlejatele ei peagi igale poole ligipääsu andma, sest et nad on natuke nagu tülikad ja niimoodi. Ja nüüd hiljutised otsused just eelmisest nädalast veel või sellest nädalast, mis nüüd oli, et Riigikohus tegi 2 otsust, kus ta ütles, et vaatlejatel siis ei peagi olema võimalik vaadelda siis valimiskomisjoni koosolekute neid punkte, mille arutelu ei tule otseselt valimisseadusest. See on jälle õigus žargoon, aga põhimõtteliselt öeldakse seda, et vaatlejad, et kui tundub, et mingisugune asi, mida tehakse, ei tulene otseselt valimisseadustest, siis võib sealt vaatlejad minema kupatada. Ja see on nüüd midagi sellist, mille vastu see Odihr oma raportis ka võttis väga tugevalt sõna. Et juba siis oli üks Riigikohtu otsus oli tehtud, kus mind siis tõsteti elektrooniliselt valimiskomisjoni koosolekult, kus ma vaatlejana osalesin välja, sest taheti arutada seal mingid turvaküsimusi ja vaatlejad ei või kuulata, kuidas turvaküsimusi arutatakse millegi pärast. Et kõik see kus see kulmineerub? See kulmineerub tegelikult selles, et meil on demokraatlike valimiste põhimõtted ikka tugevalt nihkes. Niisugune õigusvaakum on selle koha peal, kus peaks siis olema see, et kuidas rahvas siis tagab selle, et valimistulemused on siis korrektsed ja et kuidas siis meie valijatena saame veenduda, et see hääl, kellele me selle hääle andsime, et see hääl siis ka loeti õigesti kokku. Et tegelikult valijatel peaks õigus olema. Ja vaatlejad on siis tegelikult, vaatlejad ei ole mingi niisugune eriüksus, eks ole, et iga valija võib hakata vaatlejaks. Ja valijal on õigus veenduda, et tema hääl loeti korrektselt kokku. Ja vaatlejad siis on lihtsalt need valijad, kes on otsustanud, et selle asjaga on halvasti ja ma pean nüüd minema ja veenduma, et kas siis kui halvasti on ja kas ikka on halvasti, äkki tegelikult on hästi. Ja kui seda veenduda ei saa, siis seda ei saa, neid valimisi siis ei saa demokraatlikest pidada. Ja seda siis ei ole Riigikohus tahtnud arutada. Et õiguskantsler on seda korraks puudutanud. Aastal 2019 oli meil arutelu õiguskantsleriga sel teemal. Ja nüüd 2025 õiguskantsler andis Riigikohtule üldkogu kaasus ühe sisendi, kus arvas, et tegelikult ikkagi peaks need asjad sätestama siis korralikult seaduses. Riigikohus sellega ei tahtnud nõustuda. Riigikohtu esimees siis jäi seal eriarvamusele koos veel 3 riigikohtunikuga. Ja Riigikohtu üldkogu ise siis oli pigem nagu vaatlejate poolel. Ehk siis Riigikohtus endas on lõhe sel teemal. Riigikohtul on lõhe siis õiguskantsleriga sel teemal, et ei ole samal seisukohal. Ja kui nagu riigi kõige kõrgemad õigusametnikud ei suuda omavahel kokkuleppele jõuda, nii oma keskis Riigikohus kui ka siis Riigikohus ja õiguskantsler, et kuidas see vaatlemine käib, mis see vaatlemine on elektroonilise hääletuse puhul, siis see on niisugune tõsine puudujääk ja sellele tuleks siis leida lahendus. Ja ma nüüd püüaks äkki otsi kokku tõmmata ka, et milleks aruteluks aega. Et mis see lahendus siis võiks olla? Et tegelikult see, mida siis vaatlejad nõuavad ja mida siis valijad peaks nõudma, ehk siis valijad, kes siis tahavad ka veenduda, et nende hääled loeti korrektselt kokku, ei ole midagi niisugust erilist, et tegelikult kui võtta põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, siis need põhimõtted on seal kõik sõnastatud. Kui võtta valimisseaduste seletuskirjad, näiteks 2025 aastast, seal on niisugune põhimõte sõnastatud nagu valimiste avalikkuse põhimõte. See on seal sõnastatud, et need ei ole mingisugused põhimõtted, mida ei ole olnud, aga need on siis kuidagi lükatud niimoodi kõrvale nende debattide käigus või siis ütleme siis, valimiste korralduse käigus. Ja selles mõttes on see
probleem keeruline ja suur ja võib-olla need 3 asja, tavaliselt sobitatakse tuua 3 asja välja, et siis on hoomatav ja meeldejätav, mida siis vaatlejate meelest võiks teha. Et ühelt poolt on vaatlejate see kaebeõigus on väga piiratud, et vaatlejad peavad trikitama, et üldse millegi üle kaevata. Et selles mõttes näiteks kui keskkonnaõiguse puhul on õigus kaevata selle üle, kui ütleme keskkonnanorme rikutakse, kuskil on mingi reostamine näiteks, eks ole, siis mina võin kaevata sõltumata sellest, kas ma elan selle reostuse juures või mitte. Et see keskkonna hävitamine, et see häirib paljusid, eks ole, kui kaob tervislik elukeskkond, eks ole. Et valimised on samasugune üldine hüve, tegelikult ühine hüve, mis puudutab kõiki demokraatias. Ja selles mõttes peaks siis valimistega seoses olema ka võimalus esitada neid avalikes huvides kaebusi. Et siis vaatlejad saavad kaevata ka selle üle, kui üldisi valimispõhimõtteid rikutakse, mitte ainult selle üle, et minu häält kuidagi ei loetud õigesti kokku või mind vaatlejana visati kuskil koosolekul välja. Et seda on ka siis ODIHR soovitanud ja see on nüüd selline asi, mille võiks nagu ära teha. Et eraldi küsimus on see, kas sellest piisab, võib-olla peaks tegema rohkem. Lihtsalt üks keeruline asi on kaebetähted aegadega, aga sellesse ma pikemalt praegu ei lähe. Siis teine asi, mida ma juba mainisin, mis on väga oluline, on see, et see vaatlemise tähendus, põhiseaduslik tähendus, vaatlemise põhiseaduslik tähendus tuleks siis selgelt määratleda. Et Riigikohus on keeldunud seda tegemast, ilmselt sel põhjusel, et nende meelest ei peagi seda millegi pärast olema. Miks seda ei peaks olema? Et see on täiesti arusaamatu. Et kuidas on siis võimalik tagada valimiste demokraatlikkus? Mina ei saa aru, Riigikohus seda põhjendanud ei ole. Nad on lihtsalt keeldunud arutamast. Et see ei ole vastuvõetav, eks ole. Ja üks nüanss selle juures veel, mis ma toon siin välja, et oleks välja öeldud, et mis siis vaatlemisel puudub ja mis puudub ka siis mitte nüüd elektroonilise hääletuse puhul, vaid ka siis tavalise pabersedelitega hääletuse puhul, on see, et väga keeruline on tutvuda siis valijate nimekirjadega. Et kes on valijate nimekirjas? Et tegelikult on ju, määrab selle tulemuse suuresti see, et kellel on valimisõigus. Ja kui valijate nimekirjas, ütleme, on rohkem inimesi, kui seal peaks olema, seal võivad olla, ma ei tea, siis ütleme, surnud inimesed, väljamõeldud inimesed, kodakondsuseta inimesed või valimisõigused inimesed. Ja kui ei ole võimalik siis vaatlejatel või ka erakondadel tutvuda, et kes oli tegelikult valimisnimekirjas, siis see on suur probleem. Ja see on nüüd, ütleme, asi, mis on Eestis kunagi muudatud ära niimoodi, et enam ei saaks tutvuda. Aga kunagi sai. Ja see mureti ära juba enne elektroonilise hääletuse algust. Ja see on nüüd asi, mis puudutab nii elektroonilist hääletust kui ka siis pabersedeleid, et elektroonilise hääletuse puhul puudutab see seda, et meil on igasugused need ID-kaardid ja smart-ID-d ja mobiil-ID-d ja mis kõik veel. Ja nende, et nendega ei võltsita tulemusi on ikka väga keeruline tehniline probleem, mida lahendada, et kuidas seda üldse kontrollida. Ja seda ei lasta teha, aga see probleem käib siis ka selle pabersedeliga hääletuse kohta, kus siis ka ei saa vaadata, et kas valijate nimekirjas on siis päriselt valimisõigusega isikud või siis väljamõeldud isikud. Mul on üks küsimus. Et erakondadega lepingu teha selliselt, et üleüldse, kes hääletab e-valimiste poolt, kes tähendab valivad, need lähevad automaatselt välja. Riigikokku saavad ainult need, kes paberhääletusel on läbi näinud. E-hääletus tühistada täielikult ja kui tahetakse teha eraldi need, siis siia Toompea ette tulla ja neid mitte sisse lasta, kes e-hääletamisega sisse saivad. Lõpetada e-hääletus. Teha ühesõnaga kampakas nendele endale. See on nii palju arutada. Teiste erakondadega samamoodi teha. Kohe räägime sellest. Ma teeks selle oma viimase tühistada ja kes hääletavad, selle Riigikokku ei saa. Ma olen nõus. Märt, lõpetame oma jutt ära ja siis räägime sellest. Et see on juba, mida tuleks teha. Et ma nüüd... See on siis demokraatlik. Ja hea küll. Laseme Märdil lõpuni rääkida ja siis teeme küsimused-vastused. Erakondi hääletavad. Post või need külidi urnid. Iga erakond paneb oma pitsati sinna peale ja hommiku kontrollivad, kas on ikka oma pitsat.
Just. Nii, aga see põhimõte, mida te väljendate, et valimised peaks olema lihtsad ja kontrollitavad ja seal ei peaks mingi trikk olema, et see on väga õige. Et ma sellega nõustun. Ühetaolised ja salajased. Just. Nii nagu põhiseaduses on kirjas. Ma võin Aga laseme nüüd lõpetada. põhiseaduse kommenteeritud väljaande punkt 60 ütleb väga ilusti. Vabandust, laseme lõpetada. Loen ette selle lause, mis on tegelikult ilus lause ja see on põhiseaduse kommenteeritud väljaandes. Et võib vaielda, kas need kommentaarid on adekvaatsed või mitte, et kes nad on inimeste koostatud, et põhiseadus ise on olulisem kommentaari. Aga siin on öeldud väga ilusti, et valijal peab olema võimalik oma tahet takistamatult väljendada. Seda peab tagama võimalikult lihtne, kuid usaldusväärne ja kontrollitav ning vaadeldav hääletamise ja hääletamistulemuse kindlaks tegemise kord. See on väga õige ja elektroonilise hääletamise puhul seda vähemalt praegu pole tagatud. Kas seda on võimalik tagada, seda ma ei tea. Meie praeguse süsteemi puhul ei ole see tagatud, kas teoreetiliselt on võimalik tagada, seda võib arutada, aga ma tooksin välja selle oma 3. punkti ka, mis muutust valimisvaatlejad tahaksid või mida võiks soovitada. On see, et meil on valimiskomisjon tegelikult, mille komplekteerimise kord on segane või ütleme niimoodi, et kogu see kombinatsioon, riigi valimisteenistus, valimiskomisjon ja riigi kohus, et seal ei ole tagatud see niisugune, ütleme, võimude lahusus või huvide konflikti puudumine. Et valimisteenistus on see, kes valimisi läbi viib, on niisugune, ütleme, täitevvõimu esindaja pigem. Valimiskomisjon on justkui nagu siis kohtuvõimuga natuke seotud asutus, et ta on nagu, ütleme, kohtueelne institutsioon. Ja siis on kohus, riigikohus, kes siis arutab valimiskaebusi siis nagu lõplikult. Ja nende institutsioonide puhul siis see täitevõim ja siis see kohtuvõim on omavahel segatud. Et valimiskomisjon sõltub näiteks eelarve poolest siis valimisteenistusest. Valimisteenistus koostab kaebuste lahendeid, enda peale esitatud kaebuste lahendeid siis valimiskomisjoni jaoks ja siis riigikohus neid kuidagi arutab, eks ole. Ja mis on huvitav, et riigikohus ja valimisteenistus ja valimiskomisjon siis korraldavad ka niisugused, ütleme, koosolekuid, et see on, ma tegin teabenõude Riigikohtule ja sain sellele vastuse, ma tahtsin Riigikohtu esimehe siis nii-öelda lobikohtumiste registrit. Tegin niisuguse teabenõude ja uurisin, et kellega siis Riigikohtu esimees on kohtunud ja arutanud valimiste teemat. Ja mulle seal muidugi vastust ei tahetud anda, aga siis öeldi, et jah, et 28. augustil toimus siis Riigikohtu valimisteenistuse ja valimiskomisjoni koosolek, millest avalikult mingit teavet ei ole. 28. augustil vahetult enne KOV valimisi, siis Riigikohus, valimiskomisjon ja valimisteenistus pidasid niisuguse arutelu, et kuidas siis valimistel mingeid asju teha. Ja kui nad niimoodi kogunevad ja peavad arutelusid enne valimisi, sõjaplaani, ütleme salaja, siis see ei jäta head muljet. Ja kuna siin on tõesti see võimude lahususe probleem sees, siis see näitab seda, et meil on see valimiste korralduse, see õiguslik, see tasakaal ongi katki. Et valimiskomisjoni komplekteerimise kord, et kuidas see tekib üldse, et see tuleks ära muuta selleks, et need institutsioonid, kes vastutavad, nad saaks vastutada, sest praegu nad ei saa. Et see on niisugune õiguslik ettepanek, mis tegelikult on, mille on teinud ka, mis on ka Veneetsia komisjonis soovituste seas. Ja teabenõude vastusest tuli ka välja, et pärast valimisi vahetamist siis 10. veebruaril 2026 toimus siis samasugune koosolek, kus jälle valimiskomisjon, valimisteenistus ja riigikohus said kokku arutasid, et mis sai valimistel. Et nagu enne arutatakse, et mismoodi me teeme asju, pärast arutatakse. Ja mingis mõttes küsimus on ka see, et miks sellisele arutelule, et valimised ju puudutavad paljusid ja valimisvaatlejad ja osaga ka valimistel, et miks näiteks sellistele koosolekutele ei kutsuta valimisvaatleja, kelle huvi on ka arutada, kuidas neid valimisi paremini läbi viia, aga millega pärast siis tehakse salaarutelu selle 3 institutsiooni vahel. Ja sellest lähtuvalt siis see 3. ettepanek, esimene oli siis avalikes huvides kaebeõigus, teine oli siis vaatlemise tähendus, põhiseaduslik tähendus määratleda ja 3. on siis see, et valimiskomisjoni komplekteerimise kord siis läbi vaadata ja tagada siis õiguslik tasakaalustatus seal ja huvide konflikti puudumine. Et aitäh, et ma nüüd tõmbasin osad kokku. Ja, et ma lõpetuseks ühesõnaga valitseb praegu maffia, reform ja 200, kellel pole miinuskuridi mandaati enam. Ja, et kui selles mõttes, et kui nüüd küsidagi seda, et miks tehakse seda, mida nad tahavad ja miks ei ole seda muutust toimunud, et miks selliseid e-valimisi korraldatakse, siis eks esmane põhjus on see, et Riigikogus on täna neid jõudusid rohkem, kelle huvides see on, kes selliseid e-valimisi soovivad.
ja küsimus siis tekib, et aga mida meie teeme selleks, et asjad muutuksid, siis tegelikult need samad näiteks lõigud, mida siin Märt tsiteeris, on välja toodud OSCE ehk siis Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo hinnangust. Ja selle peale ka. Ja see ekspertmissioon sai võimalikuks tänu sellele, et näiteks meie asespiiker Arvo Aller tegi pöördumise neile, et nad tuleksid sellele hinnangu andma. Aga kindlasti te märkasite seda kõik ise, et kui see ekspertmissioon käis, sellele hinnangu anti, see avalikuks tehti, siis tegelikult Eesti meedia kas sellest ei rääkinud või kui rääkis, siis tegelikult ütles, et kõik on hästi, läheme edasi. Ja sama tegid ka tegelikult valitsuspoliitikud. Ja seal see probleem ongi, et tänase sellise arutelu mõte oligi tuua neid asju välja, näidata teile, et tegelikult on probleem. Eksperdid ütlevad ka, et on probleem, aga puudub poliitiline tahe seda muuta ja meie asi nüüd on üheskoos minnes vastu ka järgmistel Riigikogu valimistele mõelda selle peale, kuidas me seda muutust tuua saaksime, toetada neid jõudusid, toetada EKRE-t, kes väga selgelt e-valimiste ja üldse valimiste ausust ja läbipaistvust oluliseks peab. Ja teiseks ka minna täna ära siit sellelt kohtumiselt ja rääkida enda perekonnale, tuttavatele ja veenda neid selles, et meie valimissüsteemis on puuduseid. Et väga paljud tegelikult ei võta seda piisava tõsisusega ja kui seda ühiskondlikku fooni ei ole, ühiskondlikku arutelu ei ole, siis on ka väga raske muutust ellu tuua. Aga nüüd küsimused. Referendumid selle teema saaks korraldada rahva poolt väga suur. Need on niisama netis jaguratavad rahvahääletust selle teemal. Nii rahva kui netis mõlema. Kui EKRE oli võimul, siis me tegime ettepaneku üheks rahvahääletuseks ja selle tulemus oli see, et meid eemaldati võimult. Et selleks peab olema valitsejatel tahe, täna seda tahet ei ole. Meie absoluutselt. Jah. Kuulume selle härra Koilarist, et nägi täpsustada. Ja, ma tahtsin seda öelda, et hea oleks, kui te saaksite teha kapole järelpärimise, kas neil on e-valimiste koopiad ja samuti, kas nad on nende e-valimiste tulemuse alusel inimesi lahterdanud, ehk siis nende meelsuse järgi. Et ma olen rohkem kui kindel, et neil on see info olemas, mille pärast nad on ehitanud omale uue selle, nii ütleme siis, dokumentide hoidmise hoone, kus on need droonikaitsevõrgud, kõik asjad ümber. Et see on täpselt sama asi, nagu meile väideti alguses, et meil inimesi ei pildistata üles, kes sõidavad tee peal. Ja pärast tuli välja, et ei meil väga pildistatakse. Siis me peame tegema selle põhimõttega selgeks, et Eestis on kõik kaitsepolitseijuht, välisluureameti juht, kõik kõrged politseiametnikud on poliitilised. See tuleb sellest, kuidas neid ametisse nimetatakse. Siseminister teeb ettepaneku, peaminister kiidab selle heaks või laidab maha ja valitsus siis nii-öelda kehtestab selle otsuse, kes selle sinna ametisse läheb. See sama, et pöördute kogu aeg Riigikohtu poole, siis me peame selgeks tegema, et demokraatlikus ühiskonnas on kohtule esimene nõue, et kohus peab olema sõltumatu ja poliitiline. Eesti murdis selle väga selgelt, isegi ilma kaudsete nagu selliste ütleme vaja tõenditeta, kus Märt Rask sai Riigikohtu esimeheks, kõrge tipp-poliitik, kes suhtles Reformierakonnaga väga aktiivselt peale seda edasi, kui ta oli Riigikohtu esimees, kus on üks konkreetne näide mul, ma võin pärast rääkida, kus ta siis oma ühe sõbra mõistis õigeks, kes esimeses 2 etapis oli mõistetud süüdi, mis nagu tõestas otseselt, et Riigikohus ei ole Eestis sõltumatu. Et selles suhtes, kui lähtuda sellest, et vaadata, mida kapo vastab, et kui nad on ausad, siis nad vastavad, et see on kaitstud riigi saladusega, kui nad valetavad, siis nad ütlevad, et neil sellist infot ei ole, sellepärast, et see on rohkem kui 100% kindel, et kõik need e-valimiste tulemused, koos kellega, mis inimene on seda valinud, nagu mainisite sinna e-valimisel jääb juurde, ta ei ole tegelikult anonüümne valimine, ta on nähtav siis valitud seltskonnale lihtsalt. Et see info on kõik olemas tegelikult meil praegu organitel ja kui need organid on nimetatud paika, ütleme, valitseva siis ütleme võimu poolt, siis kes on ütleme koalitsioonis peaministri poolt, siis on ju selge, kelle huvides nad töötavad, sellepärast peaminister ei nimetaks sinna ametisse omale vaenulikku või siis isegi nagu neutraalset inimest, ta peab kindlalt olema tema puhul.
Ma tahtsin osutada sellele, et iseenesest Märt Raski roll e-hääletuse puhul on ka oluline, eks ole, siin selles videos, mis oli üleval enne, et seal öeldi ka, et tema ütles, et igal juhul tuleb see e-hääletus. Tema siis koostas need seadused, eks ole, aastal 2001 oli see video ja siis tema oli ka siis 2005. aastal see Riigikohtu kolleegiumi eesistuja, kes siis seda e-hääletuse asja otsustas Arnold Rüütli kaebuse peale ja siis otsustas, et võt, Märt Rask siis sisuliselt ise otsustas, et väga head seadused tegi. Ja selles mõttes see asi algusest peale on olnud selline, ütleme, huvide konfliktis sündinud. Ja selleks pole välja tulnud. Selle kohta ma võin tuua ühe lihtsa näite, kuidas siin juba 15 rohkem aastat tagasi sattusin samasse seltskonda ühe Eesti tuntud kohtunikuga ja istusime seal vastamisi laua taga seal ja siis kui oli juba meeleolu veidi toredam, siis ma küsisin ta käest mõndasid kompromiteerivaid küsimusi ja ma küsisin, et kui suur probleem on Eestis kohtutes korruptsioon. Siis ta ütles, et kindlalt seda esineb, aga see ei pruugi olla nagu nii suur probleem kui see, et kogu Eestis tulevad süüdistajad, kaitsjad kui kohtunikud tulevad kõik samast ülikoolist, Tartu ülikoolist. Nad on kohtunud seal advokatuuripäeval, nad on ülikooli ajal paljud omavahel käinud, nad on mitmendat põlvkonda paljud tihti juba selles samas valdkonnas, nad on peretutavad. Ja et probleem ei ole mitte selles, et keegi kellegile maksaks, aga piisab lihtsalt üks näiteks siis ütleme õigussüsteemis olev isik ütleb teisele, et parasjagu kohtu all näiteks tema siis poja näiteks sõber kasvõi ja sellest viikest piisab, et ta õigeks mõista. Et meil on ju näiteks siin näite, et see, et just täna nägin siin üks inimene jalutas mulle vastu, kelle naine väitis, et teda kividega kunagi loobiti ja siis politsei ütles, et aga hakkas seda asja uurima, tuli välja, et see inimene üldse sel hetkel, kus teda kividega loobiti, ei asunudki seal ja siis kohtunik ütles, et nad ei alusta selles suhtes nagu kohtumenetlust, sest puudub avalik huvi, kuigi avalik huvi oli tohutu. Aga see näitab, et kui sa oled siseringi inimene, nagu tema kindlalt on, siis temal on seal teised, ütleme, hoovad, mida tavainimesel ei ole. Meil hakkab siis aeg otsa saama, aga ma tahtsin tulla selle härra ettepaneku peale ja sealt tagant, et ühesõnaga küsimus on see, mida meie isikutena saame teha. Üks asi on poliitika mõjutamine, võib-olla ka kohtult selgete vastuste nõudmine, mida peaks ka tegema. Aga mida iga valija isiklikult saab teha, on see, et mitte e-hääletada ja veenda ka teisi mitte e-hääletama. Et e-hääletuse saab väga lihtsasti lõpetada. Kui me veename kõik eestlased, kõik valijad... Ei, ma olen isegi kindel, et ükski eestlane ei hääletada, siis e-hääletused on tõsised tulemused. Kogu rahvale seda kogu aeg teadustada. Et kes e-hääletust teeb, seda ei arvestata. Kas mitte see on poliitiline mõttes, aga mina arvan, et iga valija ja iga kodanik ise saab seda teha, et ta saab mitte e-hääletada ja paluda kõigil oma sõpradel, tuttavatel, sugulastel, kellel iganes öelda, et ära e-hääleta. Et see asi, et iseenesest e-hääletamine ideena, miks mitte, eks ole, et see on huvitav idee, võib-olla kuskil tulevikus leiutatakse, kuidas seda teha, aga praegu seda lihtsalt ei tohi teha ja kui inimesed ei e-hääleta, siis see asi ju lõpeb ära lihtsalt. See võidakse muidugi, võib arutada selle üle. Nii, vabandust, meil oli järjekord küsimustele, meil oli siin üks küsimus veel proualt kõigepealt. Lihtsalt nüüd paneb imestama see, et praegu hästi palju räägitakse sellest, et Smart-ID-l on see QR-koodi skaneerimine ja väga paljud inimesed ei saa sellega hakkama. Et kas need valijad on siis nagu võrdses olukorras, et nad ei olegi võimelised ennast praegu internetiteenuseid kasutama, aga siis valimistel on sama, nad ei ole võrdselt, nad ei saa valida, nad ei suuda ennast identifitseerida seal arvutis. Seda paneb, siis läheb paberil. Ei, see on tõsine probleem tegelikult küll, et ütleme ka niimoodi, et ka tehniliselt pädevad noored tegelikult ju ei saa aru, et kas nende hääl loetakse kokku ja kas see õigesti pärale jõuab. Et selle tehnilisest tuvastamiseks on vaja ikkagi erialaseid teadmisi. Et meie siis vaatlejate rühmadega oleme selle oma programmid koostanud, mille abil seda kõike kontrollida. Aga lihtne valija tegelikult ei saa, ta peab usaldama seda ametlikku rakendust, mis lihtsalt ütleb, et kõik oli hästi, aga kas tegelikult oli hästi ja kas tegelikult siis nagu pärast häälte kokkulugemisel see tulemus on õige. Et selle kohta tegelikult valijal puudub võimalus selle tuvastada. Jõuame sealt võtta veel viimase sealt tagant ja siis meil on aeg kahjuks. Aga siin võimalust kasutades, et läbisin järjekorra, tahtsin varem jõuda, tahaks siis kõigepealt
mälestada sellist meest nagu Enn Tarto, tema sõnad kunagi isiklik intervjuu temaga, et kui siis oli 6. Riigikogu koosseisega esimeses taas avatud koosseisus kohtunike kinnitamine, siis kellelgi seal, kas Niklusel või Tartul või kellelgi nii-öelda RSP liikmetest tekkis küsimus, kas on mõni kohtunik, kelle me kinnitame, kes ei oleks kuulunud kommunistlikusse parteisse. Sellist kohtunikku ei olnud. Kõik kohtunikud, kes kinnitati, on kommunistid. See ei ole mingi vandenõu. Kõik kohtunikud, kes kinnitati omal ajal kommunistid. Ja siis toodi siit välja, et üks ülikool neid taas toodab. Ja see ülikool oli ka nagu partnerus suhtes KGB-ga, eks ju. Ja KGB võitis selle kapu, eks ju. Ehk kommunistid ja KGB, kommunistidest said kohtunikud ja KGB-st said kapu, eks ju. Aga nüüd, mis tulles tagasi käimasolevasse menetlusse, hästi üldab, siis miks ma nägin seal Trumpi pilti, eks ju. Ma nägin seal DJT 47 šokolaadi, eks ju. Aga miks ei ole EKRE jõuliselt toonud esile seda, et see firma, siis Smartmatic, kes siis tegelikult e-hääletuse rakendust, nüüd ta pedavad seda, aga tegelikult litsentsid on kõik ära antud. Smartmatic on justkui e-valimiste maailma turundaja. Eesti, siin Tartus poisid kirjutavad koodi, aga nad kirjutavad selle koodi Smartmaticule kuuluta arvu. Miks ei ole EKRE toonud välja, et alates siis juba oktoobrist on Smartmatic USA-s kriminaaluurimisel. Et kui varem olid 4 juhtfiguuri aasta aega oli kriminaaluurimine, siis nüüd, ja Donald Trump lõpetab selle pulli ära. See kriminaaluurimine võib seal kaasa tuua sellise trafi, et see Smartmatic surutakse USA-st välja. See firma, kes korraldab Eesti e-valimisi sisuliselt, kellel on litsenseeritud ja kes omab neid arvuteid, millega kirjutatakse e-hääletamiskoodi, on USA-s meie julgeolekupartneris number 1 kriminaaluurimisel. Et miks EKRE ei ole seda püstitanud? Meie poliitikud on kindlasti Smartmaticust rääkinud see, et jõuda rohkem inimesteni, seda teemat lahti arutada, et see jõuaks nendeni, kes ei ole võib-olla tehniliste teadmistega. Ma arvan, see on hästi oluline ja selles mõttes õige märkus, et nendest küsimustest tuleb veel enam ja enam rääkida. Kahjuks meil saab nüüd aeg hetkel otsa. Meil saab aeg otsa, me saame teha niimoodi, et kuna järgmise vestluseni on veel natukene aega, siis me saame omavahel veel mõtteid võib-olla vahetada, me ei pea kohe ära jooksma ja võib-olla siis anna Märdile 2 lauset. Et ühesõnaga jah, et enne oli küsimus, et mida saab inimene teha. Üks asi on see, et mitte e-hääletada ja paluda teistel mitte e-hääletada. Ja teine asi, mis on ka veel aktiivne samm, et saab valimisvaatlejaks hakata, minna, vaadelda ja kui tundub, et midagi on valesti, siis esitada ka puudusavalduse, kaebuse. Et see on ka rohkem kui niisama, eks ole, sõpradega arutamine, et e-hääletus ikka paha asi, et kahjud see ikka on. Et minna kohale, vaadelda, öelda, et ei sobi, ei kõlba, mulle ei meeldi, ükstapuha, mis see põhjendus on see parem kui lihtsalt vaikimine. Et need asjad on, mida iga inimene saab ise teha. Kes maale e-valimised? Kes selle isiku nimi on, kes tõi Eestisse e-valimised? Ma ei tea, kas isiklikult on tõestat on praegu õiguskantsler. Aga ma tean, et e-valimised on selline põnev teema, me võiksime sellest tunde veel rääkida, aga peame siia hetkel paneme mõttelise pausi, et saaksime toa vabastada juba järgmisele teema jaoks. Aga ma väga tänan teid selle eest, et te tunnete huvi ja aitäh, et te siia olete tulnud ja üks aplaus ka Märdile selle eest, et ta